Nii, tere õhtust siis kõigile, palavad tervitused kõigile, kes on Eestis, kes on kuskil mujal riigis hetkel toimetamas. Ise oleme praegu siin oma venna ja siis elukaaslaste ja Viki ja tema perega Türgis nii-öelda puhkamas ja samal ajal tegelikult ka tööd tegemas. Ja siin tekkiski siuke mõte jagada siis võib-olla otsemüügi nagu kogemusi, mis on minul olnud tänaseks kokku juba kokkuvõttes üle 13 aasta ja otsemüük on siuke teema, ma arvan, mis ei jäta täna nagu mitte kedagi külmaks. See kõnetab absoluutselt peaaegu igat perekonda, igat inimest. On väga palju inimesi, kellel on erinevate siis otsemüügi ettevõtetega kas siis otsene kogemus, kaudne kogemus, sest otsemüüki kasutatakse täna väga palju, on see siis näiteks kaubanduskeskustes kindlustuse müüjad, on need näiteks telefonide müüjad, mis iganes, et otsemüüki täna kasutatakse igal ja loomulikult Türgi tänavatel teistmoodi polegi võimalik. Kui sa võtad kuskilt päikest, tuleb sulle inimene, kes pakub sulle massaaži, kes pakub sulle hamammi, kes pakub sulle, ma ei tea, skuutritega või millega iganes siin sõitmist ja lõbutsemist langevarju hüppeteni välja. Miks aga mind see otsemüük nagu eriti kõnetanud on see, et ma olen tegelikult tänaseks maailmas päris palju ringi reisinud seoses otsemüügiga ja oleme ka hetkel Türgis. Ja sellest ma rääkida tahtsingi, et rääkida nagu selle äri võib-olla nii sellest võludest kui valudest, sest tihtilugu on inimestel otsemüügi suhtes siuke nagu hoiak, et ma pean kellelegi midagi pähe määrima ja sellega ei ole võimalik edu saavutada ja nii edasi, aga enamus inimesed on nõus ühe asjaga, et reeglina otsemüügis on väga head tooted. Ja kui sul on ükskõik mis äris, kui sul on olemas väga hea toode või väga hea teenus, siis sul on võimalik sellega alati läbi lüüa. Ja ma tooksingi võib-olla välja enda siis ettevõtluskogemusest. Ma olen ise olnud tänaseks ettevõtja tegelikult aastast 2001, kui ma alustasin kõigepealt FIE-na, ostsin naisele 3 hobust, mõtlesin, saan selle linnapreili maale elama ja kõik saab olema bueno ja tuleb aega, vaba aega ja tuleb raha ja kõike tuleb. Lõpuks oli see, et polnud aega, polnud raha ja 7 kuu pärast olin palgatööl tagasi, sest tavaäri tihtilugu ei ole nii lihtne ja roosiline, kui me seda arvame. Aga mis see otsemüük siis on kui selline? Ja selleks, et võib-olla sellest nagu paremat sotti saada, ma olen ette valmistanud mõningad slaidid, mida siis teiega täna siin koos jagada. Ja vaatame, kas me saame need slaidid tööle ka. Nii, ei saanud kohe päris õigesti. Lähme täitsa algusesse. Ehk siis otsemüük kas hobi või äri. Ja enne kui me jõuame ärini, oleks vaja üldse läbi mõelda, et mis on üldse täna võimalus jõuda võib-olla siukse, ütleme, kas siis ajalise vabaduseni või finantsilise vabaduseni või kuidas üldse võimalik raha teenida. Tegelikult on 3 põhivarianti. Üks on tavapalgatöö, loterii või hasartmängud, mis võib olla siuke väga riski business ja 3. on siis äri. Ja kui me mõtleme nagu tavapalgatöö peale, siis mina peale ülikooli tegelikult läksin maamõitjaks tööle, sest ettevõtlus mul kohe ei õnnestunud. Panin veel 6-7 aastat palgatööd maamõõtjana ja ühel hetkel otsusin, ma tahaks ikkagi sellest palgatöö hammasrattast nagu välja saada, sest su palk on siuke suht stabiilne, sul ei ole võimalik reeglina oma sissetulekuid seal kahekordistada, 3-kordistada või 10-kordistada. Ja isegi kui sa suudad rohkem raha teenida meeletu töö tulemusena, siis kui ühel päeval peaks lõppema sinu töösuhe tööandjaga, siis su sissetulek saab olema 0. Ehk et see oli see, miks mina nagu palgatööst tahtsin välja saada, et jõuda ühel päeval reaalselt passiivse sissetulekuni, sest see on võimalus ühel päeval elada siukest elu nagu sa tahad, nii et sul oleks nii aega kui raha. Ehk palgatöö on väga hea võimalus omandada kogemusi teiste nagu teadmiste baasil, aga mingil hetkel tasub oma tiibast natuke sirutada ja proovida ikkagi oma ettevõtlust. Loterii on siuke teema, et aeg on näitanud, et enamus inimesed, kes on loteriiga võitnud või saanud miljonäriks, lõpuks lõpetavad kehvemast seisus ka enne, sest neil puudub nagu siuke finantsiline intelligentsus või finantsiline võimekus selle rahaga nagu õigesti ringi käia, aga samas, kes loteriipiletit ei osta, see kunagi ka ei võida ja minu isa on kirglik loteriipileti ostja olnud juba, ma arvan, 40 aastat ja ma mäletan väga hästi, kuidas ma ükskord sõitsin isale autopaagi tühjaks ja isa pidi minema autot tankima, see oli muideks
ma nüüd ei mäleta, kas see oli minu sünnipäev või tema sünnipäev, aga ühe sünnipäev see oli igal juhul, äkki oli isegi isa sünnipäev. Ja isa läks tanklasse, pahur oli, ostis loteriipiletit, tuli koju ja hakkas kraapima ja kraabib, see oli aasta 97 ja mu isa kraapis välja ühe loterii peavõidu, tollel ajal oli Vanemuise loterii 50 000 krooni, see oli nii suur raha, et täiesti müstika ja on võimalik võita, aga see on väga väike protsent on loteriis või hasartmängudega võimalik nii-öelda siis kuhugile jõuda. Kui me võtame nüüd äri ja äri on Türgis igal pool, äri on Eestis igal pool maailmas toimub äri, keegi kogu aeg midagi müüb meie ümber. Ja see on kindlasti kõige suurem tõenäosus üldse edu saavutada, läbi lüüa, et sul oleks ühel päeval nii aega kui raha, aga seal on väga oluline, et sul oleks toimiv süsteem, sul oleks hea meeskond ja nii edasi ja sul peab meeletu tahe olema, meeletu tahe. Sest 2007 tulime meie lõpuks naisega palgatööd täielikult ära ja hakkasime keskenduma ainult siis tollel ajal oma hobusetalli businessi üles ehitamisele. Aega võttis, asja sai, meeletut raha sai investeeritud, meeletult aega sai samamoodi investeeritud, aga ühel hetkel oli see, et sai 10 aastat äri teinud ja see on nagu arugi saanud, kuidas aeg oli läinud, mis selle ajaga oli juhtunud, 2 poega oli sündinud, 3 hobusest oli saanud 53 hobusetall, tervised olid läbi ja nii edasi, ehk et iga nagu süke tõsine businessi tegemine võib tuua kaasa ka väga suuri ohverdusi ja tegelikult edu ei ole kunagi garanteeritud. Inimestele meeldib mõelda, et mul on oma äri, et ma loon väikse salongi või teen midagi. Tihtilugu me võib-olla loome endale pigem sükse mõnes mõttes vabama graafikuga nagu hea töökeskkonna, aga reeglina meie sissetulek väiksemate äride puhul sõltub ainult meie enda panustamisest. Ja täna kahjuks aeg näitab, et enamus ettevõtetest 3–5 aastaga kas löövad läbi või kipuvad minema pankrotti. Ja hetkel on ka Türgis näha, et väga paljudel ettevõtetel on väga keerulised ajad, sest üldse maailm on hetkel väga stabiilne. Ja kindlasti tasub mõelda täna sellele rohkem kui kunagi varem, et meil oleks rohkem kui üks sissetulekuallikas. Et kui üks sissetulek kipub ära kukkuma või ta kipub langema, et siis teised ettevõtlusvormid suudaksid meil aidata hoida nii-öelda nina vee peal ja me saaksime rahulikult oma asju jätkata. Otsemüük, suhteturundus, võrkturundus, soovitusturundus, et nii öeldakse, et ühel heal lapsel on mitu nime, nii on ka otsemüügil mitu nime. Aastal 2010 üks siis Talli klientides kutsus meid omal ajal esimest korda nii-öelda kohvile ja räägiti otsemüügi kontseptsioonist ja ma võin öelda, et mind see hakkas koheselt inspireerima, sest Talli äris ma olin aru saanud seda, et sa panid iga päev 12–16 tundi ööpäevas, aga sissetulekud ei kasvanud, sest sul oli mingi piir, oli võimalik kliente nii-öelda siis teenindada ja sellest edasiminek oleks tähendanud 100 000 eurosid sissetulekut. Passiivset tulu seal ei näinud. Ja kui mulle otsemüügist räägiti, siis ta pani mul nagu selles mõttes nagu pirni põlema, et kui sul on hea toode ja sul on nagu hea ettevõte, kes sind toetab kogu selle know-how'ga, ehk sul on olemas süsteem, siis ühel päeval on päriselt võimalik jõuda nii-öelda punkt 1 siis passiivse sissetulekuni, kui sul on lojaalseid kliente, mis siis annab sulle ühel hetkel ajalise ja finantsilise vabaduse ja ma ütleksin, need on 2 väga erinevat asja. Üks asi on see, et sa ei pea enam otseselt nagu käima meeletult tööl pingutama, et sa oledki ajaliselt vaba, sa saad teha seda, mida sa tahad. Finantsiline vabadus on aga hoopis teine teema ja tihtilugu ma olen inimeste käest küsinud, et näiteks kui me räägime koostööst ja nii edasi, et mis oleks sind nagu süke, mis on sinu eesmärgid või ambitsioonid, tihtilugu inimesed ütlevad finantsiline vabadus. Siis meil on küsinud, mis see on? Mõni ütleb, kui ma teeniks 3000 eurot, ma oleks finantsiliselt vaba. Tegelikult on see, hakkad natuke rohkem teenima, hakkad ka rohkem natuke reisima, võib-olla sa natukene uuendad oma kodu, võib-olla ostad oma ägedama auto, ostad ägedamaid riideid ja nii edasi. Ja tegelikult saad aru, et see 3000 eurot on niimoodi, et napilt tuled kuidagi otsaga kokku. Ehk et mõelge tegelikult läbi, mis on finantsiline vabadus. Et minu jaoks on see, et sa saad osta seda, mida sa tahad ja sul ei ole muret selle pärast, et sa järgmine kuu pead mõtlema, kust sul raha peale tuleb. Ehk kui sa suudad teenida rohkem, kui sa suudad nii-öelda kulutada või pead vajalikuks kulutada, siis sa hakkad ehk liikuma finantsilise vabaduse poole. Otsemüük, kui vaadata statistiliselt, siis tegelikult maailmas on täna üle 128 miljoni inimese, kes tegeleb otsemüügiga. Ja siin me räägime ainult siis otsemüügi assotsiatsiooni nii-öelda legaalsetest ettevõtetest, et maailm on täis igasuguseid skämme ja muid ettevõtteid, mida ei saa kahjuks liigitada otsemüügi alla, aga nad ise ennast arvavad, et nad on otsemüügis.
ja 2021 aasta otsemüügi käive oli siis üle 186 miljardi USA dollari, mis on kordades suurem kui muusikatööstus, filmitööstus ja nii edasi, nii edasi. Ehk see tegelikult näitab seda, et otsemüük on maailmas väga kiirelt kasvav, väga tugev äritrend nii-öelda. Ja sellest räägitakse järjest rohkem. Olen ise maailmas palju ringi reisinud erinevatel otsemüügi nii-öelda sükestel konverentsidel, oleme käinud naise ja oma äripartneritega Kariibi mere MLM networkerite, multimiljonäride Kariibi mere kruiisidel 3 korda, kui õigesti mäletan. Ma ei mäleta, kas 3 või 4, aga 3 kindlasti. Ja ma ei ole näinud nagu ühtegi inimest, kes oleks edu saavutanud üleöö. Seal on ikka kas 10 aastat kõva tööd, 15 aastat kõva tööd, 20 aastat kõva tööd, aga kõik, mida ma olen nendest inimestest aru saanud, on see, et kui nad on ühel hetkel sellest otsemüügi pointist aru saanud, siis nad on andnud oma südame sellele ja kas siis on olnud tihtilugu see, et toode pole osutunud õigeks, ettevõte pole osutunud õigeks, võib-olla see meeskonna tugi pole olnud päris see, mida loodeti või oodati ja nii edasi. Ehk tihtilugu on midagi nagu puudu. Kui sa aga ühel hetkel leiad kõik need nii-öelda pusletükid ja paned kokku, siis sa võid saavutada otsemüügis väga suurt edu. Ja miks? Sest otsemüük on väga lihtne äri, ta tegelikult on väga populaarne äri ja muideks Eestis, ma täna hommiku vaatasin, tegeleb otsemüügiga üle 42 000 inimese. See päris suur hulk, mõelge, üle 42 000 inimese. Et see on ikka väga-väga võimas ja Eestis samamoodi otsemüüki saadab edu ja miks ta on nii-öelda populaarne, sest teda on väga lihtne alustada, ta on täiesti riskivaba äri, ta võimaldab inimestel lisatulu, ja mis on kõige olulisem võib-olla, inimeste mindset hakkab muutuma. Kui sa oled rohkem koos inimestega, kes mõtlevad oma eesmärkide peale, tuleviku peale, ta ei mõtle ainult selle peale, kuidas järgmine kuu oma maksud saad ära maksta, vaid kui inimene mõtleb 5 või 10 aastat ettepoole, siis see ilmtingimata annab inimestele sükest nagu lisainspiratsiooni, motivatsiooni toimetada rohkem parema tuleviku nimel. Ja mis on kõige parem on see, et sa saad teha seda koos teistega, aitad teisi, aitad ise ennast. Ehk mida edukamad on nii-öelda ühel hetkel inimesed sinu tiimis, seda edukam oled sa ka sina ise. Ja Eestis on olemas selline leht nagu Eesti otsemüügi siis nii-öelda assotsiatsioon ehk etsa.ee. Soovitan inimestel, kes on täna võib-olla veel otsemüügi suhtes mingis mõttes skeptilised, minge lugege selle lehe pealt, mis peab olema ühel ettevõttel, et ta oleks legaalne otsemüügi ettevõte. Siin all nimistus on näha mõningaid nimesid, mis kindlasti paljude teie eludest on ta käinud läbi, samamoodi lukstolmuimejad, on väga palju inimesi, kelle kodudes on lukstolmuimejad ja nagu ma ütlesin, et on nii-öelda traditsioonilist otsemüüki, kus inimesed on tegelikult palgatöölised, aga on ka nii-öelda network ärikontseptsiooniga ettevõtteid, nii nagu näiteks Sinsino on siis üks otsemüügi ettevõtted, kes on samamoodi Eestis ametlikult toimetanud tänaseks juba üle või ligi 12 aastat. Ja mida me tegelikult tahame? Me kõik ju tahame edu ja me tahame, räägitakse siuksest nagu võtmed kätte maja lahendusest. Et sa näed projekti ja sul ehitatakse maja täpselt nii, nagu sina soovid. Sul värvitakse seinad nii, nagu sa soovid, või pannakse tapeedid või tehakse terrassid. Kas sul on 3 magamistuba, 1 tuba, 5 tuba, suured basseinid, saunad, you name it. Sul on võimalik seda kõike tellida. Siis äris on täpselt samamoodi. Kõige olulisem on süsteem ja tugi. Kui need asjad on olemas ja sul on hea toode, hea ettevõte, siis on võimalik saavutada meeletut edu. Ja sellest ma täna rääkida tahangi, miks mind täna täielikult köidab selline ettevõte nagu Sinsino. Ja mis see põhipõhjus on tegelikult see, et otsemüük on maailmas, nagu mainisin, üleüldiselt kasvavas trendis minev ärikontseptsioon ja üks põhipõhjuseid on ka see, et inimestel on kuidagi nagu sihuke avatus suurenenud, järjest rohkem on ka edulugusid ja kui sul on häid tooteid ja mis ütleme, et Sinsino puhul meid nagu võlus on see, et meie peres olid terviseprobleemid nii mu naisel kui mu nooremal pojal tollel hetkel ja mu laps oli kogu aeg keskkonnapõletikes, tal olid astma, tal olid allergiad, ta istus haiglates ja kui meile räägiti testi ja teaduspõhisest kontseptsioonist Sinsino, siis me tegime tervele perele sellised testid. Kui te olete täna siin külalisena kuulamas ja te veel ei tea, mis asi see on, ma soovitan, küsige selle inimese käest, kes te täna siia kutsus või kes teile selle nii-öelda lingi saatis või juhul, kui te vaatate seda salvestusena tagant järgi, mis asi see Sinsino balance test on.
siis tegelikult, kui me mõtleme globaalselt täna inimeste tervise peale, siis inimeste tervis läheb ainult kehvemaks. Türgis siin on see, et kui me oleme inimestega rääkinud, siin on väga palju türklasi, siin on väga, türklasi ilmselgelt Türgis, Kasahstanist, Kirgistanist, igalt poolt, siis nagu ühes suust tuleb igalt poolt, et 2-aastastel lastel on tervised nii läbi, kellel on onkoloogiad, kellel on mingid muud hädad. Ehk et täna inimesed otsivad nagu lahendusi ja me just täna tulime kuskil tund aega enne selle webinari algust. Eile käisime Hamammis, spaas, massaažis, superteenindus ja täna käisime omanikuga rääkimas. Ja mees ütles samamoodi, et ka tema elus esimest korda on hakanud mõtlema toidulisandite peale, sest ta on aru saanud, et toit on muutunud ja ta ei saa enam täna vajalikke toitaineid toidust kätte. Enamus teadlik inimesi kasutab täna juba mingit toidulisandit. Ja mis on täna näha selge trend on see, et inimesed on hakanud tahtma järjest rohkem aru saada, kas need tooted, mida nad töötavad või kasutavad, kas need tegelikult töötavad. Ja siin on täna maailmas üks juhtivaid ettevõtteid, kes läheneb inimese tervisele testi ja teaduspõhiselt ja kahjuks me näeme täna oma miljonist veretestist, mis me oleme teinud, ei ole väga suurt vahet, kas inimesed kasutavad toidulisandeid või ei kasuta, siis nende kehad on tegelikult põletikus ja need, kes ka kasutavad, nende inimeste kehad kahjuks ei suuda neid tooteid väga hästi omastada. Ehk siis veilivad nii-öelda oma testi tulemustes. Kui me räägime nüüd siin Siinost kui ärivõimalusest, siis mulle meeldib nagu see, et kui me vaatame, ma olen siin toonud mõned analoogsed nii-öelda ettevõtted, kes on loonud platvormid, on see siis Uber, on see Bolt, kõik me teame, mis on Bolt eestlaste loodud ja nii edasi, või Amazon, kus inimesed saavad siis oma tooteid müüa läbi meeletu müügikanali või Booking, Airbnb, kus sa saad siis oma kodu välja rentida ja inimesed üle maailma võivad siis teie kodusid külastada ja teile makstakse sellest raha. Näiteks meil just viimased kliendid olid Prantsusmaalt, kindlasti nad ei oleks meie hobuse rantsusse sattunud, kui meie nii-öelda kodumajutus ei oleks Airbnb's üleval. Ehk et me kasutame juba mingisuguste tuntud brändide nagu selliseid nagu platvorme, läbi mille siis kas tooteid osta või siis oma teenuseid pakkuda. Täpselt sama on siin Siino tegemas tegelikult testi- ja teaduspõhistele toidulisanditele ja Siino pakub võimaluse, siis punkt 1, kas tooteid kasutada või punkt 2, läbi nende toodete müügi ehitada üles suur rahvusvaheline äri ja see on ka põhjus, miks me täna tegelikult Türgis oleme. Et ühtepidis puhata, esimene päevapool ja teine päevapool teha siis tööd. Ja täna näiteks on üks test juba tehtud ja lihtsalt selle Hamammi omanikuga läks natuke kauem, testini jõudnud, läheme homme kell 2 tagasi. Mis siin Siino puhul minu jaoks oli nagu väga oluline on see, et tegemist on puhtalt Skandinaavia brändiga ja ettevõtte omanikel on väga selge konkreetne visioon, mida nad soovivad siin nii-öelda siis korda saata ja kui palju inimesi nad soovivad siis aidata, sest kui mina omal ajal esimest korda siin Siinost kuulsin, töötas ettevõte ainult 7 riigis. Aastal 2005 nad alustasid Skandinaaviast, Rootsi ja Norra turult. Tänaseks on ettevõte jõudnud 100 riiki, mitte ainult Eesti otsemüügi assotsiatsiooni liikmed nad ei ole, vaid väga paljudes riikides üle maailma. Lisaks sellele, mis minu jaoks oli väga oluline, juba tollel hetkel olid siin Siino siis tegelikult ka Nasdaq rahvusvahelise aktsiabörsi ettevõte ja kui ma sellesse natuke rohkem nagu süvenema hakkasin, rohkem natuke raamatuid hakkasin lugema just nagu investeerimise eesmärgil ja passiivne tulu ja nii edasi, siis ka mina otsustasin tegelikult juba aastal 2013 vaikselt hakata siin Siino aktsiatesse raha investeerima ja olen teinud seda 10 aastat ja kindlasti üks mu kõige paremaid investeeringuid. See aktsiatesse investeerimine ei ole mitte kuidagi seotud toodete tarbimisega või toodete müügiga, vaid see on lihtsalt see, et ma tahan, et ühel päeval meie perel oleks parem tulevik ja kui sa ei ole valmis elus üldse riskima, siis tavaliselt me ka sampust ei jää. Ja ma võin öelda, et see on olnud mu elu üks parimaid investeeringuid. Nii et kui te täna otsite võimalust investeerida, soovitan vaadata siin Siino aktsiaid Nasdaq börsil. Täpselt samamoodi ettevõtted on saavutanud edu, kui sa vaatad, omal ajal oli 7 riiki lahti, siis need riigid, mis te siin näete hetkel ja linnad ei ole ainuüksi linnad, kus me saame tööd teha, vaid siin asuvad erinevate riikide kontorid, logistikakeskused ja nii edasi. Ja kuna siin Siino iga aasta on saatnud kasv ja edu, siis juba eelmise aasta lõpuks olid siin Siino jõudnud siis maailma otsemüügi reitingus 49. kohale, mis tähendab, me oleme top 50, uskuge mind, varsti me oleme top 30, siis top 10 ja ühel päeval, miks mitte ka maailma edukam otsemüügi ettevõte. Sest kui täna miski on aktuaalne, siis on see kindlasti tervise teemad. Millegipärast ma vaatan, osad slaidid ei avane siin korralikult,
aga siin on näha tegelikult siin on siis nii-öelda müügikasv, et 2011, kui meie alustasime, oli ettevõtte müük ainult 10 miljonit siis nii-öelda eurot aastas, siis eelmise aasta lõpuks oli see number juba 143 miljonit. Mõelge, kuidas ettevõte tegelikult on kasvanud ja kuhu me alles minema hakkame, sest tegelikult suured maailmaturud alles hakkavad nii-öelda hoogu võtma. Ma vajutasin mingit valet nuppu. Nii, super, nüüd läheb edasi. Nii. Kuidas siis alustada? Zinsino pakub võimalust alustada nii-öelda koostööd. Kõige väiksem investeering on kõigest 315 eurot, kus inimene saab endale siis ühe selle testida ennast ära. Inimene saab kaasa siis 400 imelist toodet, balance õli 200 milliliitrist, 2 siis 300 milliliitrist saab hakata tooteid kasutama ja siis tegelikult ka müüki tegema ja läbi sellega raha teenima. Ehk et iga ettevõtluse alustamine nõuab tegelikult mingit investeeringut, kui sa tahad nagu edu saavutada. Ja Zinsino on teinud asja inimeste jaoks eriti lihtsaks, et kui kellelgi ei ole näiteks algkapitali, vahet ei ole, on siis see 300 eurot, on see siin 845 eurot või natuke üle 1000 euro või suisa on ka inimesi, kes on võtnud mitu kitti, et oleks rohkem tooteid, et oleks võimalik tooteid kiiremini, paremini turustada. Siis näiteks, mis mina olen viimasel ajal pannud tähele ja mis on enamus inimesed teinud, on ikkagi see, kui teha äri, siis teha äri. Ja küsige endalt, kas 1100 eurot panustada suurde rahvusvahelisse ärisse, kus sul on võimalik täna tooteid müüa laias laastus 100 riigis, sul on logistika, sul on ettevõtte tootearendus, turundus, komisjonid maksmised, sul on ehitatud platvormid ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja kõige populaarsemaks kitiks on osutunud see keskmine kitt 10 testi ja kogu toodete spektriga laias laastus ligi 3400 euro eest. Ja miks on see siis kõige nii-öelda populaarsem kitt? Sest ilmselgelt, kui me alustame nii-öelda ettevõtlusega, meie eesmärk on ikkagi aidata inimestel saada paremat tervist. Kui tervise teemad ei kõneta, siis Zinsinot, ma arvan, teha sisuliselt edukalt võimalik ei ole. Et siin peab olema nii-öelda mõistus kui süda mõlemad käsikäes. Ja kui sul see on korras, tervise teemad sind kõnetavad, inimestega sulle suhelda meeldib, inimesi aidata meeldib, siis otsemüük on kindlasti sulle. Ja miks on need keskmine või parempoolne kitt kõige populaarsemad, on see, et meil on ettevõttel käimas kampaania, kui inimene teeb aasta ajaga ära 25 tootemüüki, siis 13. kuul talle makstakse tema investeeringuraha tagasi. Kui keegi otsustas võtta 2 kitti ja on paljud inimesed, kes on võtnud 2 kitti ja kui sa teed aastaga ära 50 müüki, siis sulle makstakse 2 kiti raha tagasi. Ehk et väga lihtne. Tee tööd, sulle makstakse raha. Ja saad olema investeeringuraha ka tagasi. Nii, siin on nüüd millegi pärast ma vaatan, tulevad ikkagi välja. Kui me nüüd alustame näiteks kliendibaasi loomist, ehk see sama, nagu ma rääkisin, see 25 klienti teha, siis mis mulle Zinsino puhul meeldis võrreldes teiste traditsioonilist otsemüügi ettevõtetega on see, et sa teed müüki, sa saad mingeid kingitusi, sa saad tooteid tasuta ja nii edasi, aga rahasse nagu inimesed väga ei jõua. Siis mulle Zinsino puhul meeldis see, et on täiesti tavaline traditsiooni äri, nii kui sa müügi teed, sa teenid raha. Mida rohkem müüd, isiklikult seda rohkem raha teenid. Et Zinsino maksab siis partneritele kliendi nii-öelda müügi pealt 10–30% cash boonust otseselt iganädalaselt välja, pluss siis kuu lõpus veel vastavalt sellele, kui palju meil isiklikke tarbijaid on, nii-öelda lisa siis boonused. Ja kuidas see väljamaksmine käib? Algul iga müügi pealt siis partner teenib 10%. Kui partner jõuab 25 tootemüügini, siis partner hakkab teenima juba 20% pluss 100 eurot passiivne tulu iga kuu. Ehk 100 eurot algab siin esimene passiivne tulu. Kui nüüd partner on jõudnud 50 kliendini, boonused tõusevad, 100 kliendi juures teenib inimene juba 30% iga uue kliendi stardikiti pealt, pluss erinevate boonustega jookseb siin kokku tihti lugu 1000–1400 eurot iga kuu. Mõelge nüüd, kui kaua võtab aega, et jõuda kinnisvaras näiteks passiivse tuluni 1000–1400 eurot või kui palju on vaja selleks üldse raha investeerida, mitu korterit on vaja selleks osta ja nii edasi. Ja eriti tänasel päeval väga paljud kinnisvarahundid on ehitanud oma ärid üles nii-öelda laenurahade peale. Täna, kus Euribor on väga kõrge, väga paljudel inimestel on laenuteemadega väga palju probleeme, et üldsegi säilitada oma kodusid ja vara, nii et kindlasti täna tasub mõelda alternatiivsetele nii-öelda passiivse tuluallikatele.
Kui me jõuame 200 kliendini, siis inimene jõuab tegelikult juba 30%-ni, see jääb see samaks talle, aga igakuine igakuine passiivne tulu kasvab ja siin piire ees ei ole, et nii kui sa 100 klienti juurde lood isiklikult või siis su kliendid, vastavalt sellele ka 500 eurot siis automaatselt sinu passiivne tulu nagu kasvab. Ehk et kui me mõtleme, see 100 klienti ei tähenda 100 inimest, vaid see on laias laastus 100 inimest kasutab näiteks pudeliõli kuus ja see ongi sinu jaoks 100 toodet. Ehk sul võib olla seal 30-40 pere 2-3 tootega ja sul ongi 100 nii-öelda siis müüki tehtud ja sa teenid väga arvestatavat lisaraha. Kui me nüüd aga räägime sellest otsemüügi kõige võib-olla sükesest nagu olulisemast asjast, ehk sellest potentsiaalist või kus see kasv tegelikult tuleb, siis võib-olla esimesed kuud me teenimegi pigem rohkem isikliku müügi pealt, sest meeskonna kasv võib võtta natukene aega, sõltuvalt sellest, mis on inimese kogemus, mis on tal ajaline võimalus ja mis on üldse tema ambitsioonikus, sest siin on vaja ambitsioonikust, kui me räägime nagu suures pildis läbi lüüa ja see võtab, ütleme, võib-olla 6 kuud kuni, ütleme, 12 kuud on selline aeg, kus me õpime võib-olla selle kõik see basic alles selgeks, et see ei ole nagu see, et ma proovin 2 nädalat, et kuidas läheb, et siis kas ma teen või ei tee, et mina võtsin omal ajal otsuse vastu, et eesmärk oli jõuda ühel päeval teemant tasemeni ja ma võtsin enda jaoks otsuse, et ma olen valmis pühenduma 12 kuud, kui ma jõuan 12 kuuga teemantiks, siis ma jätkan ja kui ei jõua, siis ma mõtlen tõsiselt üle, kas ma tahan siia oma aega investeerida. Kui te täna vaatate seda tabelit karjäärivõimalust hetkel külalisena või esmakordselt või isegi te olete varem vaadanud ja te olete kuulanud, teil on presentatsiooni tehtud, siis mõelge enda jaoks läbi, mis on teie jaoks nagu motiveeriv sissetulek. Ja ärge mõelge nagu selle peale, et kui ma teenin 1400 eurot kuus, siis on super või kui ma teenin 4000 eurot kuus või näiteks eile meil oli kohtumine ühe Kasahstani müügimehega, kes müüb siin kulda ja küsime, et mis on sinu ambitsioonikus? Ütlesid, aga ole samal ajal realistlik, vend vaadu ütleb, et see eliitpresident 75 000, mõtlesin not bad, lõime nukid. Et see ongi nagu see, et mis on sinu nagu belief või palju sa üldse nagu ennast nagu väärtustad või, sest väga tihti ma kuulen sükst asja, et noored lähevad tööintervjuule ja küsitakse nagu palganumbrit ja siis pannakse palganumber 4000, siis küsitakse, mis sa teha oskad, ei oska midagi teha, aga ma olen väga nagu valmis tööd tegema. Ehk et siin on sama asi nagu, et mõelge, et mida te punkt 1 tahate ja punkt 2, mida te olete valmis selle nimel tegema, sest meil kõigil on juba 24 tundi on kasutuses ja midagi on vaja nagu ohverdada, millestki on vaja võib-olla loobuda, peres on võib-olla vaja läbirääkimist pidada, kes tegeleb lastega, mis saab trennidega, sest mina omal ajal ütlesin, kui läks fookus Diamond taseme peale, et issid saab kodus olema vähem, aga kui me teeme selle ära perena, siis me läheme perega puhkama ja kogu pere nõustus sellega. Ehk et siin on vaja nagu peresiseselt ka nagu läbi rääkida, mitte ei ole see, et mees on kogu aeg kadunud või naine on kogu aeg kadunud ja ei tea mida või kus siis toimetatakse ja tehakse. Ehk see peaks või võiks olla ideaalis perebusiness. Ja kui ma ühel hetkel otsusin tööd hakata tegema, siis ma sinna jõudsin. Täna on mul meeskonnas üle 25 inimese, kes on jõudnud Diamond tasemeni või kaugemale. Osad on nendest siis Lätist ja enamuses on Eestist. Üle 25 inimese. See ei ole see, et üks inimene lõi läbi või teine inimene lõi läbi. Jah, minul omal ajal läks aega. Täna meil on meeskonnas 3 inimest, kes on jõudnud Diamond tasemele alla 2 kuu. Ka siuke asi on võimalik, aga need inimesed läksid ka kohe all in ja hakkasid tegema kõvasti tööd. Ja punkt 1, nad olid ise väga aktiivsed. Mis selleks vaja teha on, et jõuda Diamondiks? Ma ei hakka rääkima täna hästi pikalt sellest, ma tahan, et saaks aru nagu sellest ärikontseptsiooni põhituumikust, siis selle äri põhituumik on kopeerimine. Tee ise ära esimesed sammud, aita teistel inimestel teha sama ja sa hakkadki step by step liikuma edasi. Ja sul ei ole mingit piire ei kliendi baasil, ei sissetulekul. Mida rohkem on tarbijaid, seda suurem on su sissetulek. Ja selleks, et jõuda suurte sissetulekutini, on vaja keskenduda sellele, et aidata igal inimesel ära teha silver tase. Ja mis asi on silver tase? Kui partner alustab, siis on eesmärk esimese 30 päevaga aidata inimesel teha 4 tootemüüki, kaasata 2 partnerit, eeldusel siis samamoodi selle 10 testiga ja aidata nendel 2 partneril ka teha 4 tootemüüki ja te olete silver tasemel. Ja kui te selle teete ära esimese 30 päevaga, olete teeninud oma 650 eurot. Ehk pool investeeritud rahast juba tagasi. Teine eesmärk on jõuda ise 10 tootemüügini. Kui te jõuate 10 tootemüügini, vahet ei ole, kas on siis, ma räägin nüüd kliendi müügist, 6 aja jooksul või 2 kuu jooksul kokku,
siis te olete teeninud orienteeruvalt 1000 kuni 1100 eurot ehk põhimõtteliselt oma investeeritud summa juba tagasi. Ja see ongi kogu ärituumik. Järgmisena aita oma A-l ja B-l teha täpselt sama. Aita neil leida nende 2 esimest partnerit. Aita neil viia nende kliendibaas 4 pealt 10 peale. Ja kui sa seda kopeerid meeskonnas, aitad paljudel inimestel teha ära silver taseme, oledki sa ühel päeval ise teemant, oled sa ise ühel päeval ambassador või kas või liitpresident, kui inimesel on selleks ambitsioonikust ja valmisolekut tööd teha. Inimesed tihtilugu küsivad, et kus need inimesed tulevad, kellega rääkida. Me kõigi ümber on perekonnaliikmed, sõbrad, koolikaaslased, trennikaaslased ja alati on võimalik ka luua kontakte juurde. Siin on lihtsalt mõned näited, kuidas me oleme teinud täna üle Eesti igal pool, Tartus, Tallinnas, hetkel on ka Tallinnas samal ajal käimas nii-öelda seminar, Põlvas on samal ajal käimas seminar, et ajad nagu panin lihtsalt, kuna Türgis meil on siin nii kiire, et ma võtsin ühe augu, et teha täna õhtul ja ma loodan, et teised pärast saavad vaadata salvestust. Aga siin on samamoodi Rakvere, Läänemaa, Räpina, Võru, igal pool ongi see, et inimesed kutsuvadki enda lähedased inimesed külla, kellest nad hoolivad, kellel nad tahavad toodetest rääkida ja iga inimene saab ise otsustada, kes tahab tarbida, kes tahab koostööd teha ja kes tahab minna mõtlema. Ka see on okei. Kõige olulisem alati on see, et inimesed läheksid ära kohtumiselt hea emotsiooniga. See on alati kõige olulisem. Ärge suruge kedagi, ärge müüge, näidake võimalust oma tervisest hoolt kanda. Ja kui te teete seda läbi südame, inimesed tunnetavad seda ja uskuge mind, inimestel läheb nende tervist täna korda rohkem kui kunagi varem. Järjest tuleb uusi noori ja vanemaid ja kogenumaid inimesi peale, kes samamoodi viivad neid kohtumisi läbi ja vahet ei ole, kas sa oled endine abilinnapea, koduperenaine või ema, kõik saavad sellega hakkama, kui neil on sisu ja südikust ja tahtmist seda teha. Et mina samamoodi, kui ma kartsin müüki nagu tuld, mõtlesin, kuhu ma lähen nende toodetega, kui sa ühel hetkel saad hea tootekogemuse, siis seda tegelikult ei olegi väga raske teha. Ja nii võid sa teha seda Eestis, nii võid sa teha seda siin Türgis, nii nagu me praegu oleme Türgis. Mul vend oli oma naisega 6 aega tagasi Türgis, tulid lihtsalt siia perega puhkama ja nii kui mu vend lennukist maha istus või astus, sai aru, et see turg on see turg. Need on need inimesed, kellega ta tahab koostööd teha. Nad käisid poodides shoppamas, lõid kontakte, tegid nädala ajaga 14 veretesti. Sellepärast need testid kitis ongi, kasutada neid teste. Tehke teste, kellest te hoolite, kellega te tahate koostööd teha. Testi tulemused tulid. Nüüd me oleme siin tagasi ja nagu näha, siin on näiteks üleval on ka Avram, kellel on meeletu peredünastia, ajavad siin nahktagide meeletud businessid. Tegime talle testi ära, võiks arvata, et mees näeb hea välja, tervis on korras. Test oli 59 ühele. 59 ühele. Testid olid siin 31 ühele, 33 ühele. Täiesti katastroof. Türgi testid on ühed maailma kõige kehvemad testid. Siin üleval keskel käisime eile ühes poes shoppamas, ääretult kihvt müügimees. Tulime välja, nagu näete, mitme suure kotiga ja hakkasime rääkima tervisest, kuidas business läheb. Jõudsime lõpuks selleni, et tal on 2 last. Üks oli kõigest alla 2-kuune, teine 6-aastane. Laste tervised on tupsis, mõtleb, mida teha. Ja nagu näha üleval paremal seal, kahjuks vist minu pilt on ees, ei näe. Täna ma olin mehe juures poes tagasi ja tegime veretesti. Või siin all vasakul Kasahhi mehed tulid meile pakkuma teemanteid ja sõrmuseid ostma. Lõpuks oli hoopis see, et olime nende pealiku juures eile siis, või oli see üleeile, ma enam mäleta, aeg läheb siin nii kiiresti. Üks siis Kasahstanist, teine Kirgistanist. See oli meeletu teemantite pood, kus me olime, see ebareaalne. Ja kui tavaliselt enamus müügimehed on siuksed, et tule minu poodi, et tule räägi oma business, siis hakkavad sulle oma kasukaid selga toppima ja mida iganes, siis mulle väga meeldis selle, kuidas Islam ja tema sõber meiega ringi käisid, viidi meid Porschedega sinna, pakuti super head kohvi, rääkisime koostööst, korraks läks mees uksest välja, teemadada kõnetest või tagasi, ütles, näete poisid, et siin on teie telefoninumber minu Kirgistani väga hea sõbraga, kes töötab haiglas, on mingi haigla juht, et võtke taga ühendust, ootab teie kõne. Ja samamoodi testid jälle välja, veretestid tehtud, et sul tekiks inimestega connection, et me ei lähe lihtsalt müüma, pähe määrima, vaid me ehitame suhet ja teinekord mõni suhe võib võtta aega, enne kuni inimene lõpuks ütleb sulle jah. Ehk et andke aega. Ja nii ta käibki. Siin on näiteks vend ja vennanaine samamoodi, eelmine kord lõid kontakti nende 2 härrasmehega, Sultan ja tema siis sõberaine. Ja samamoodi täna nendega läbirääkimised jätkuvad, et kaasata neid samamoodi businessisse ja
Ja siin on, Türgis ongi nagu näha seda, et hetkel on siuke väga keeruline aeg, mõnes mõttes 3 kuud on nende jaoks siuke high season, kus nad peavad tegema sisuliselt nii kõva müüki, et järgmised 9 kuud ära elada. Sest kui turiste ei ole, nende jaoks businessit ei ole Kemmeri piirkonnas, sest see on puhtalt turismipiirkond. Nii et inimesed otsivad just nagu sellest turismi nii-öelda välisest hooajast midagi muud, mida teha. Ja kui sina ei paku, pakub keegi teine, täpselt samamoodi on kodudes ka meil inimestel, et inimesed otsivad nagu midagi teha, nii et mõtle enda peale, kes sina tahad olla. Tahad sa näiteks, kui sa alustad Zinzinot või kui sa oled täna Zinzinos, et kui sa tahad olla executive, mis on selle jaoks vaja teha, pannakse plaan paika, tahad teemantiks saada, pannakse teemanti plaan paika ja kõik tasemed on võimalikud ja ütlen ka ära väga ambitsioonikatele inimestele. Täna on Zinzinos tehtud ka presidendi taset vähem kui 2 aastaga, vähem kui 3 aastaga, aga seal on väga pikk karjäär all olnud 30-20 aastat otsemüügi kogemust meeletute kontaktidega. Kui ei ole selliseid kontakte, samamoodi saab jõuda ühel päeval presidendiks, see suure tõenäosusega võtab lihtsalt rohkem aega. Nii nagu ma ütlesin, üleöö selliseid nagu edulugusid siin ei ole, kui sul ei ole eelnevat kogemust. Aga kui sul on hea süda ja sa oled valmis kõvasti tööd tegema, sa päriselt hoolid inimestest ja sa tahad teisi aidata, siis Zinzinos on kõik nagu võimalik. Ja väga oluline ongi see, et meil oleksid elus suured unistused, et me seaksime eesmärke ja et me oleksime valmis ka actionit tegema, tegutsema, lihtsalt mõelda, unistada, zen asendis istuda ja mediteerida, et sulle tuleb küllus ja rikkus ja tervis. Ei tule, kui ei tee selleks õigeid samme. Mediteerida on ka vaja, aga ärge pange sinna põhifookust. Pange põhifookus unistamisele ja teine põhifookus actionile ja siis tulevad ka. Ja üks väga hea lause, mis mind on tegelikult juba aastakümneid inspireerinud, on tegelikult Richard Bransonil, et kui keegi pakub sulle suurepärast võimalust ja sa ei ole nagu kindel, kas sa saad sellega hakkama, ütle jah. Ja siis juba protsessi käigus õpin, et vajalikud tegevused selgeks, et seda edu saavutada ja otsemüük on kindlasti meie jaoks olnud siuke täiesti teistsugune kogemus, mida ma ei oleks osanud oodata, kui meile esimest korda aastal 2010 tegelikult Talli kliendid pakkusid otsemüüki. Me läksime avatud meelega sinna. Tollel hetkel mulle see kontseptsioon meeldis esimeses 2 ettevõttes, kus ma kunagi olin. Esimene kogemus jäi väga lühikeseks, et tihti ma lugu näengi nagu seda, et räägitakse nagu see pilt hästi ilusaks, hästi suureks. Nagu sa hakkad küsima nagu lihtsaid küsimusi nagu fakte äride kohta, siis tihti lugu seal nagu jäädakse nende vastustega nagu kuidagi väga kitsikusse või ei taheta nagu rääkida, et siuke nagu jube salapära on kogu selle kontseptsiooni ümber, siis see minus nagu siukest usaldust ei tekitanud ja sellepärast ma sinna ka pikalt pidama jäänud. Zinzinos on mulle alati meeldinud see, et siin on lihtne kogu kontseptsioon, siin on tooted on suurepärased, ettevõtte juhtkond on super. Oleme käinud tänaseks nii Vitase laboris, kus teste tehakse, ettevõtte peakontoris. Me tunneme täna isiklikult ettevõtte omanikke, juhtivad teadlased, me kõik telefonikõne kaugusel, et see on nagu, ütleme, meie kogemus täna Zinzinos 12 aastat on see, mis aitab teil teha 2 kuuga siukseid tulemusi, mida meie omal ajal tegime 1 või 2 aastaga. Ehk et ettevõtte või selle, ütleme, otsemüügi point või võlu ongi see, et ära hakka leiutama jalgratast. Kasuta nende inimeste teadmisi, kogemusi ja heas mõttes aega, et aidata teil kasvatada teie äri, aidata teil realiseerida teie eesmärke ja teie unistusi. Otsemüük on üliäge ja see võib olla väga meeldiv hobi, aga see võib olla ka väga võimas äri ja see võib aidata teil jõuda finantsilise vabaduseni, kui te olete valmis sellest pühenduma. Mina tänan, ma loodan, et saite mõtteid otsemüügist natuke võib-olla teise nurga alt, kui seni olite kuulnud. Kui teil tekkis küsimusi või soovite rohkem rääkida, soovite kokku saada näiteks minuga, kellega iganes teisega, andke julgelt märku ja mõtleme ja vaatame, kuidas üheskoos aidata teil punkt 1 oma tervist korda saada, kui teil on vaja tervist korda saada ja punkt 2, kui tahate äri ehitada, siis panna sellised plaanid paika, mis teid inspireerivad, motiveerivad ja mille nimel olete valmis pingutama. Tervitused teile veel kord Türgist, me nüüd läheme järgmisi kohtumisi siin pidama ja peatsete kohtumisteni juba Eestis. Tšau! Aitäh, head õhtut!